Nii Meelis Rooba Paide linnameeskond sai meistriliiga 3. voorus valusa 0-1 kaotuse Viljandi käest. Samas võimalusi oli väga palju, et räägi, millest siis täna vajaka jäi? No täna ma arvan, kõige rohkem meil puudu, mida on vaja ikkagi õnne, et võita. Et tõesti suutsime esimese poole, esimesed 10 minutit mängisime väga hästi, et tekitasime 3-4 head võimalust ja noh, kui sisse ei löö need 3-4 meetri pealt, siis on nagu väga raske võita sellist mängu. Ja noh, peale seda, peale 10 minutit, kui ise ära ei löönud, siis sai vastane natukene initsiatiivi ja suutsid meid ära karistada seal. Kuidagi kaitses olime peata üks moment ja lööd ilusti ära 1-0 ja oligi korras, aga poole lõpus jälle viimased 10 minutit suutsime jälle korralikult nagu palli kontrolli alla saada ja ehitasime ilusti rünnakut ja tekitasime momente, aga jälle nagu Ervin Kõlli ilusti 1-1 väravaiga, mängis väravais ka mööda ja siis lõpuks lööd ikkagi küljevõrku, nii et noh, väga valus, väga valus. Kui sa nüüd selle mängu niimoodi liinide kaupa lahti arutad, et mis sa nagu ütled, et nii väravahist kuni ründeni välja? Väravaht mängis korralikult, ütleme kaitseliin, et noh, see üks värava moment oli, et sellist momenti ei saa lasta ära lüüa, et tuleb jalgadel seista, üks poiss teeb nagu 3 mehele ära, et noh, see on ebanormaalne, aga noh, pool kaitse oleks pidanud ka olema täna natukene veel aktiivsem, kuigi vastased mängisid ka keskel nagu väga agressiivselt, et ka rünnakul jäime natukene nagu ikkagi hätta, et oleks pidanud paremini toetama. No ründeliin, võimalusi tekitasime selle koha pealt, noh, väga positiivne, aga ikkagi realiseerimine, ründes on tähtis väravad ära lüüa. Neid me ei löönud täna. Mida Viljandi kohta ütled, noor ja vihane võistkond ja mängis sellise ideaalse võõrsilmängu, et lõid oma sisuliselt ainsa võimaluse ära. Et mõned latilöögid olid veel, aga... Ütleme, et ega see ongi tüüpiline meie omavahelised mängud Viljandiga, et need, mis on kaalukaasel läinud, et on 1-0 ja niimoodi ongi juhtunud ja noh, eks ta nüüd samamoodi nagu, noh, Viljandi, no ei saa öelda, et tahtis rohkem, et me tahtsime samamoodi, aga lihtsalt kui see ära ei löö, siis võidab see, kes lööb lihtsalt. Ega siin nüüd palju nukrutsemiseks aega ei ole, et teisipäeval on juba mäng Nõmme Kaljuga, et millist mängu sellest mängust nagu ootad? Noh, Nõmme Kalju tuleb samamoodi väga näljaselt, et kindlasti veel raske mäng, sest Nõmmel on jõudu veel rohkem ründes juures ja eks tuleb kõva andmine, et tähtis ära taastuda teisipäevaseks mänguks. Kas on plaanis nagu teha koosseisus mingeid muudatusi või taktikaliselt vähe teistmoodi mängida? Ei, väga palju muutusi ei tee, vaatame, mis seis Allasega on, et äkki saab terveks, et siis saaks kaitseliinis juures jälle üks tugitala meil. Okei, aitäh!